Tänan seda fantastilist saatesarja, kus poliitikutest on saanud märkamatult stand-upi parimad koomikud. Alguseks võib-olla siis paar ajaloolist momenti. Meenutame, kui oli küüditamise aeg, kuidas üks eestlane teise peale kaevas, et oma nahk päästa, eks. Kui sa jõuad enne kaevata, siis sinu peale see vend, kes Siberis ei kaeva, eks. Igaks juhuks seljatagune puhtaks. Sellised me oleme erineval tasemel olelusvõitlus. Samamoodi ka Vene ajal mina olin parteisüsteemis ja palju on välja tulnud asju, mida ma olen teinud oma rahva vastu, aga meil on hästi tugev mantra selle kohta, me ütleme, et me püüdsime Eestit päästa, olles siis nendes kommunistlikutes parteistruktuurides, et omad poisid ees. Ja kui Eesti sai vabaks, siis väga suur protsent meist olid automaatselt tegijad edasi, hea palk jooksis ja hea positsioon. Et seda mängu me oskame. Ja kolmas moment, mis ma tahaks ka mainida, on ka väga armas Eesti kultuuritegelased ja poliitikud, et kui tuli nüüd hiljuti see vaktsiinivärk, mürgi süstimine ja maski kandmine, siis väga suur osa kirjutasid halvustavad artikleid ja mõnitasid neid, kes ei olnud valmis minema selle, ütleme nüüd, ravimitööstuse mahinatsioonidega. Aga see kõik ei olnud nii naljakas. Teeme vahepeal nalja ka, et eks elu ongi vahepeal rõõm ja vahepeal kurbus ja mina lihtsalt targa mehena tahtsin ka alguses alustada nagu tõsisemalt. Nii, võib-olla esimene nali on see, et Eesti 5 rikkama riigi hulka, nagu oli Vene ajal 5 aastaku plaan nii vanast harjumusest, mul loosungid natukene muutusid, aga põhimõte on sama. Nii, rebime siis edasi kildu. Sellest on saanud siis, ütleme, see on üks kuulsamaid minu nalju. 5 rikkama riigi sekka võib-olla Aafrikas, see oleks võib-olla siis natukene praktilisem. Kui ma oma vanuses, vana mees, ostan rohtu, siis ma alati kohe vaatan, kuidas on selle rohu siis sobivus alkoholiga, sest minu vanusest tuleb tervisi hoida, eks ju, ajab jooma. Tuleb oma unistustega ettevaatlikule. Lapsepõlves ma kogu aeg unistasin, et saaks magada, kus ma tahan, kogu aeg sunniti magada oma voodis ja lõuna ajal ja kõik. Aga nüüd on unistused täitunud. Vahest magan baariliti taga, vahest paraadnas, vahest naabrinaise juures, vahest haiglavoodis, vahest politseijaoskonnas. Ühesõnaga unistused on täitunud. Loomulik naer otsa siia. Naised on nagu seened. Kõige sümpaatsemad pahatihti on kõige mürgisemad. Tegin ainult mõned naljad, et tekiks nõudlus. Kõik.